Tere päevast! Tulin siia Tartu botaanikaaeda, sest sügis on mul lemmikaasta aeg, nagu ikka. Ma mõtlesin, et mõtisklen ühest vandenõuteooriast, mis on mul pikemat aega juba olnud ja mis tegelikult on puhas tõde. Aga mis see vandenõuteooria ja tõe vahe on see, et tõde saab nagu väga lihtsalt ära tõestada, aga vandenõuteooria on nagu selline mustrite jälgimine, sa oled nagu tões nagu sa oled nagu sellest hetkest, kus inimesed teadused on, sest see on tõde, sa oled nagu paar sammu eespool, jah. Aga see on puhas tõde, ma võin teile garanteerida. Aga ametlikult on nagu siis vandenõuteooria. Ja see vandenõuteooria on keelte õppe kohta. Et kui ma olin nüüd Pyreneedes Puigcerdàs, ehk siis linnakes, mis on Hispaanias, Prantsusmaa piiri ääres. Ma tundsin ennast väga mugavalt. Tegelikult ma tundsin ennast mugavalt kui praegu siin Tartu botaanikaaias. Sest Eesti Tartu botaanikas on kuidagi külmem, jäisem ja Eesti kuidagi, ma ei tea, ma ei tunne ennast Eesti nii mugavalt kui Hispaanias. Olen Hispaanias nüüd ka lõpus. Aga ma Puigcerdàs, kui ma istusin pargis ja mõtisklesin, ma tundsin ennast umbes 3 korda mugavamalt kui siin. Aga sellele ka teatav põhjus. Ja see põhjus on see, et inimesed küsivad minusuguste käest tihti, et mitut keelt ma oskan näiteks. Ja ma ütlen, ma ei oska sellele küsimusele vastata, päriselt ei oska, sellepärast, et mida tähendab keelt oskama. Aga erinevad oskamise viise on. Mõni inimene loeb ainult raamatuid, teine inimene räägib kellegiga ja nii edasi. Üks oskamise viis on võime ajada ükskõik millises olukorras, ükskõik kui paha sul on olla, kui väsinud sa oled, kui halvast tööst oled, kas sa oled magamata või ma ei tea, suremas, vahet pole, ajada loba, igapäeva loba. Ma toon näite, et sa lähed näiteks hommikul üles, lähed kuskile kohvikusse, võtad tassi kohvi, lähed kuskile leivapoodi, ostad mingisuguse sarve saia, hiljem kuskil terrassil, räägid kellegi, et ilm on ilus või ei ole ilus, ja siis on kellegi ilus koer, oi kui ilus koer teil on. Ühesõnaga selline, pärast lähed kuskile rongi, ostad rongi pileti. Ühesõnaga selline igapäeva loba, eks ju. Ja seda tehes sa ei tunne nagu mingit psühholoogilist ängi või mingit sellist ebamugavust, et sa ei lähe kuskile umbes, et asud saiapoodi, enne oled mõelnud välja, et nagu peas, et mis lause ma täpselt nüüd ütlen, eks ju. See täpselt sama tunne nagu mis eesti keeles, eks ju. Või emakeeles, eks ju. Ja sellised keeli, mis mul on, siis ma hakkan mõtlema, eesti keel loomulikult. Ma arvan soome keel ka, sest soome keeles mul on palju loba ajanud oma elu jooks. Viimasena küll mitte enam, aga ma arvan, ma saan ikka edaspidi ka aetud oma loba. Siis inglise keel, see on paratamatu, jah. Siis, just Puigcerdàs mul on mugavad, sest ma igas 3 keeles võin seal katalani keeles loba ajada, ma võin seal hispaania keeles loba ajada, ma võin seal prantsuse keeles loba ajada. Jah, muidugi mul on teatavad, ratsionaalsed arvamused nende riikide keelepoliitikate kohta, aga need ei puuduta mind kuidagi hingelisel tasandil, kuna ma ei ole ise kohalik elanik. Kuigi ma kohtusin seal ühe kohaliku elanikud, see oli 75-aastane, kes oli 60-ndate alguses kolinud Puigcerdàsse ja kes mõtles alguses, et ma olen hispaanlane, pärast mõtles, et ma olen prantslane, ja mõtlesin, ei. Aga ju ma siis oskan nii hästi näidelda, et petan isegi vanad kalad ära mõnikord. Ja selline lobaajamise oskus on see, mida ükski kool ei õpeta. Võib-olla välja arvatud, võib-olla väga eliidi mingid sinivereste koolid võib-olla natuke õpetavad ja võib-olla ka mingid, nendega, kuidas neid viisakalt kutsuda, luurajate või spioonide koolid. Miks ma seda viimast arvan on see, et lugesin kunagi artiklit ja isegi kasutasin seda artiklit oma keeleõppes, kui ma õpetasin inglise keelt ühele grupile Barcelonas. Et oli üks see luure keskagentuur Ameerikas, kes tahtis teha oma, ma ei tea, kuidas kutsuda, analüütikutele või luurajatele. Ta siis teha kingituse, et teha neile, kus nad töötavad, sinna samasse majja teha neile ka see Starbucksi kohvik. Ja siis, kes see oli naljakas, et see, kes sinna tööle pidi minema esimesel päeval, et ta läks nagu mingi Google Mapsi või GPS-i järgi ja siis see kadus, kõik läks valgeks, ta kadus ära ja ta mõtles, et tal on midagi katki läinud ja siis ta helistas, lõpuks jõudes kohale. Ühesõnaga, see oli väga huvitav artikkel, kes seda kuskilt internetis kindlasti veel olemas, kes keda huvitab, otsib üles. Aga mis seal mulle meelde, üks asi oli see,
kui sa küsida seal töötajad, kas te, kliendid on kuidagi teistmoodi kui teistes Starbucksides, kas see on mingid erinevus? Üks erinevus oli see, et nad tahtnud oma nime väga öelda. Starbucks samas kirjutas see nimi sinna Coffee Topsile. Ja teine erinevus oli see, mis oli huvitav, oli see, et inimesed tulid seda kohvi jooma ja siis samal ajal omavahel rääkisid mingite igasugustes eksootilistes keeltes. Et väga selgelt oli näha, et need ei ole mingi emakeel või mingi selline, et umbes 2 blondi inimest istuvad ja räägivad omal hiina keeles, siis on selge, et ei ole hiinlased. Või et selline keelte. Ja mida sa tegid seda, et saavutada see meelekergus ja see lobamise oskus, mida nad pidasid vajalikuks. Aga see on selge, et minu vandenõuteooria ütleb ka, et koolid seda oskust vajalikuks ei pea, sest on väga palju inimesed, kes ütlevad, et ma olen õppinud 6 aastat mingit keelt ja 8 aastat ja 10 aastat ja nii edasi aastat. Aga kui oleks vaja minna saiapoodi ja öelda, et tere hommikust, paluks mulle 1 sarve sai, 1 tass musta kohvi ja siis ma maksan sularahas ja ilusat päeva teile ja siis hakkab niimoodi vot see hakkab jah. Et tunnetasin seda, kui ma Eestis on mõnikord jah, et kui on mõni venelasest teenindaja, siis on see et see on, tal on psühholoogiliselt raskem. Et seda lobaajamisoskust ei ole. Ja ülikoolides läheb asi veel väga huvitavaks on see, et mõnikord tekib mõnes keeles oskus, et inimesel on nii kõrge oskus, et tuleb romaane lausa. Mina näiteks minu jaoks on see saksa keel, et ma olen saksa keelest täitsa päris palju raamatud läbi lugenud. Aga saksa keeles ma tunnen seda ebamugavalt, kui ma räägin, ma tunnen kergelt sellist väga ebamugavalt. See ei ole mugav. Ma mõnikord olen meelega, see ei kuule selle mõtiskluse juurde, aga see on teine harjutus, et sa paned ennast oma mugavustsoonist välja, eks ju. Et sa sunnid ennast tegema midagi väga ebamugavat. Ja ma olen mõnikord Lufthansa pardal niimoodi teinud, et räägin saksa keeles. Sellised lihtsad asjad. Aga see on ebamugav. Aga sellist lobaajamisoskus on mul olemas, et ainult, ma ütleksin jah, et siis Eesti, Soome, Inglise, Katalani, Hispaania, Prantsuse. Ja Itaalia käib ka siuke, et ma päris loba ei suuda ajada ikka. Ma jään ikkagi sinna saksa keelega samasse gruppi. Ja mingid muid keeli veel, kui ma ebamugavust üle saan, ma saan hakkama nendes keeltes, kui ma nendes riikides reisin, aga ma tunnen ikkagi ebamugavust ja sellist seda tunnet, jah. Aga võt nendes keeles, mida ma enne mainisin, et ei ole. Ja see on just põhjus, miks ma selle Butcherdas väga hästi tundsin, sest loba saab kõikides keeltes aetud, mis seal 3 kohalikku keelt saab aetud. Ja miks koolid ei taha inimesed seda kuidas see lobaajamisoskuse õppimine käib siis tegelikult, miks kool seda ei õpeta, see on väga lihtne, töö tuleb ära teha. Aga see, mida koolid üldiselt õpetavad, on selline, Ian McGilchrist'i arvates ja minu arvates ka on selline vasakupoolkele värk, sellised detailid ja selline mehaaniline töö. Et see peaks olema tegelikult allutatud töö, aga koolidest ei ole allutatud, koolidest ongi see peamine või ainus. Ja see ongi jama. Et tegelikult mida tuleb teha, tuleb teha tööd, kaasatud seda allutatud tööd, muidugi tuleks teha, eriti kui seda intelligentne inimene, sul on vaja, eks ju, osata lause ehitust ja grammatikat. Aga see peab olema allutatud, mida ta koolis kindlasti ei ole. Ja siis tuleb teha, kui sa tööd teed aega, sellist tööd, et oleks et sa ahastusse ei satuks, mis on palju lihtsam, kui tegelikult peaks olema. Ja siis mis on palju raskem, kui tegelikult peaks olema. Et sa teed seda tavatööd ja siis ahastus saad palju lihtsamad ja selleks, et edasi jõuda, teed palju raskemat, eks ju. Ühesõnaga doseerid endale seda värki. Ja siis, kui tuleb see soorituse hetk, soorituse hetk on see, kus astub sinna saiapoe uksest sisse, siis tuleb lõdvestuda, täielikult lõdvestuda. Täielikult juba. Ja alguses see ei pruugi väga hästi välja tulla, võib-olla ainult osaliselt välja. Väga head lõdvestuvad muidu mustlased lõdvestuvad igal pool. Lähevad kohale ja kohe lõdvestuvad. Ja räägivad sula kulda eesti keel. See on ka, eks. Ja siis ongi kõik korras. Aga koolis seda ei õpetata. Ja miks seda ei õpeta minu vandenõuteooria kohaselt on see, et kui see väga lihtne tegelikult lõdvestuda, mis on rasked. Et sellepärast ei õpeta, et kui inimesed hakkavad ennast liiga mugavalt tundma teistes riikides, siis võib tekkida juhud, et nad ei taha enam oma riigis olla. Või ei taha oma riigis nii palju olla. Ja siis hakkab riik, ja nad saavad ka muidugi informatsiooni teistelt riikidelt, mis ei pruugi olla sama informatsioon, mis oma riigil. Ja see on riikidele kahjulik, sest siis hakkavad nad inimesi kaotama. Ja nad saavad sellist, see päris keele õpet, seda lõdvestumist õpetada ainult väga väikesele osale elanikkonnast. Eliidile välissuhted on vajalikud ja nii edasi.
aga suurel osal elanikkonnast seda õpetada ei kavatsegi ja ei taha. Ja kas see Starbucksi näide tegelikult, kui mõelda Ameerika Ühendriikide keeleõppel, eks ju, siis see on ju tegelikult väga viles neil tavakoolides. Aga jällegi need analüütikud ja luurajad, kõik on korras, räägivad suurepäraselt. Ja see on kaks eraldi süsteem. Nii et jah, et kui keegi tahab mingit võõrkeeli õppida, siis koolid ei ole selleks kõige parem koht, ütleme nii. Eriti saad täiskasvanuga. Nii, siin hakkavad inimesed tulema, nii et ma lõpetan mõtiskluse ära, aga vandenõu teooria on siis see, et koolid ise ei taha, riik ei taha ja et sa tegelikult mõne keele väga selgeks õpiks. Nad ei taha, et sa tunneks võõrkeeles mugavalt. See ei ole neile kasu.